See oli hammustus, mida kuulis kogu baar. Ja ma kuulen, ta ei lähe enam kunagi baari, sest siin on rumalad ja idiootsed inimesed. Kiirabi on teel, me saame sellega hakkama. Oota, räägi, mida sa teed. Aga see väidetav hammustaja ütleb, et ta pole kunagi kedagi hammustanud. Või me leidsime selle baaris põrandalt. Oh jumal! Me uurime, kuidas kadunud sõrm sai selle kriminaalasja keskpunktiks. Nii et me töötame praegu salvestiste ülevaatamise kallal. Kas salvestis näitab, kuidas sa teda ründad ja ta sõrme ära hammustad? Ma mõtlen, kui tõenäoliselt küll. See on kuriteo sees, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Miller. Uus aasta peaks olema pidustuste ja uute alguste aeg. Selle asemel lõppes see uus aasta baarikaklusega. Üks naine kaotas oma väikesõrme ja teine viidi vanglasse. On 1. jaanuar 2025. Me oleme Baroni maakonnas Wisconsinis väljaspool baari nimega Mr. Bob's. Uus aasta pidustused on täies hoos, kuid mõne jaoks algas 2025 aasta juba kohutavalt. Ma isegi ei... Tea, ta läks ka minu tütre kallale. Olgu. Mitte mina. Ta läks ka õue ja tõukas minu tütart. Ei, mu sõrmus. Ta haaras minust kinni, hakkas mind lööma. Ma tõukasin teda, haarasin tal juustest, sest tundsin, et mu sõrme ots tuli ära. Rice Lake'i politsei osakonna juhtumi aruande kohaselt sai politseinikud dispetšerilt kõne kell 00:37, et 60-ndates eluaastates naisel hammustati väike sõrm ära. Aruandes öeldakse, tsiteerin, dispetšer teatas, et toimepanija oli noorem blondide juustega naine, kellel oli seljas sinine särk. Kuid naine, keda dispetšer kirjeldas, oli väidetavalt juba lahkunud. Jah, kas keegi teab, kes on Rob? Tule siia. Ära tee seda, politsei on meie taga. Kas keegi teab, kes ta on või mitte? Ei. Me ei tea. Mind ei huvita, kas teate. Küsige baarmenilt. Mind huvitab ainult see, et mul on abi vaja. Kas soovite selle naise vastu midagi ette võtta, kui me ta leiame? Ma tahan, et ta arreteeritaks. Mu sõrme ots on kadunud. Okei. Ma lihtsalt täpsustan selle põhjal, mida ta just ütles. Mu sõrm on täiesti kadunud. Kogu sõrm, jah. Ma saan aru. Me oleme joonud. Sa oled joonud? Rahune maha. Nad liiguvad siia poole, nii et rahune maha. Meil öeldi alguses Ambleri juures, et ma ei käi baarides. See on esimene kord, kui ma üldse... Tema küll käib, eks ole? Ma tean. Ma saan aru, mida sa mõtled. Ta on väga tähtis. Ma ei lähe enam kunagi baari, sest siin on rumalad ja idiootsed inimesed. Kiraabi on teel, hoia vastu. Oota, ütle mulle, mida sa teed. Sa oled kuskil ilma. Minuta. Päriselt ka. Päriselt ka. Kes sind vajab? Mida sa oleksid teinud? Kaotanud veel ühe sõrme? Mina poleks midagi kaotanud. Ja tema poissõber lihtsalt istus seal niimoodi. Kus see oleks olnud? Ma saan alustada algusest ja sa saad mulle sellest rahulikult samm-sammult rääkida. Võta rahulikumalt. Ma tulin välja, et rääkida oma poja Miniaga. Mul on natuke. Minia. Lülitasin oma tütre välja. Läksin tema juurde. Ta osutas tema peale. Ma küsisin, miks sa mu tütar tõukasid? Juba! Olen olnud 2. Kes sa enda arvates oled? Ma küsisin, miks sa mu Miniat tõukasid? Ma ei ürita mingit jama tekitada. Miks sa mu Miniat tõukasid? Järgmine hetk ta lõi mind ja mul oli ta kinni ja ta oli nagu mina. Ta tegi seda jälle. Ma haarasin tal. Mine põrandale. Ta ei lasknud minust üldse lahti. Ükskõik, millal ma proovisin teda baaris eemale lükata. Ma proovisin teda eemale tõugata. See ei toiminud. Nii et me lihtsalt kaklesime edasi. Ja ma hoidsin tal lihtsalt juustest kinni, sest ma ei usaldanud teda. Järgmine asi, mida ma teadsin, oli see, et ma tundsin oma sõrme. Ma tundsin, kuidas ta mind hammustas, kui me veel püsti seisime, enne kui me põrandale kukkusime. Ja sellepärast ma ei lasegi temast lahti. See on sellepärast, et ma ei lase lahti. Ootasin, et keegi midagi ette võtaks, aga keegi ei teinud midagi, enne kui oli juba liiga hilja. Ja mu sõrm on kuskil seal põrandal. Mu väike sõrm on seal põrandal. Tema on kuskil baari sees. Aga las see olla. Aga sina, Rob, sa olid taga. Tere, ma oleksin su karjumisega haiget teinud. What's going? See on okei. Mulle meeldib see. Mis toimub? Mida sa teed? Ta ütleb, et mul läheb päris hästi. Sa oled päris hea, jätka. Lihtsalt oota, ei jõua ära oodata. Ei jõua ära oodata. Rahune maha. Lihtsalt rahune maha. Ma olen siin, et sinuga rääkida. Okei, nii et mu sõrm, mu väike sõrm on selle leti teisel pool, leti ääres. Ma võin teile kinnitada, et me teeme kõik endast oleneva, et see teile tagasi saada. Jumal, palun, tehtud tema peal. Ta on nagu, Me kindlasti teeme seda. See ei ole oluline. ei, ta ei tahtnud koera jälgida. Ta läks mu tütre kallale. Sina läksid tema tütre kallale.
siis läks tema minu tütre kallale. ja mina läksin tema juurde. Ta oli imeline. Kui üks maha võtta, siis ta lihtsalt võttis ta ära. Hammustas mu väikese sõrmeotsa ära. vaatame nüüd nende politseinike kehakaamera salvestist, kui nad läksid baari uurima, mis täpsemalt juhtus. Selgub, et üks baarmenidest mäletab tegelikult selle salapärase blondi naise nime. kes on see teine naine? ma arvan, et see on Angela. Okei, kas blondin on siin? ei, ta jooksis tagauksest välja. kas teil on juhtumist üldse mingit salvestist? või Mike ei ole praegu siin, aga ma võin talle helistada ja uurida. kas te teate, kus konflikt aset leidis? see oli täpselt siin. meie mõlemad baarmenid haarasid kumbki ühe ja proovisid neid lahutada. jah, kas see oli lihtsalt vastastikune kaklus, kus nad teineteisele kallale läksid? meil pole aimugi, kes alustas, mitte midagi. üks ütles, et ta ütles midagi teisele tüdrukule ja see teine tüdruk. mis on Angela perekonnanimi? jah, ta tuli ligi ja sa ütlesid midagi väidetavalt. mina ei öelnud midagi. jah, ta tuli minu juurde ja ütles, nii et ma istusin seal üleval ja siis pöörasin ringi ja nad olid teineteisega nagu kastis, sõna otseses mõttes, nagu lahutanud üksteisest ja siis rebinad lahku. nii et ilmselt see tüdruk, ma ei tea tema nime, aga ta on... See on Angela Clark. Clark, C-L-A-R-K. ja kuidas me teame, kas me oleme 100% kindlad, et see on tema või? jah. ta on aga... ei, ta ütles oma nime, ta. me kõik teame, kes ta on kogu aeg siin olnud. aga Angela lõi teda esimesena ja siis ei, see on Claire. hästi. ja siis vahetult enne lahkumist tuli ta juurde ja lõi selle temast välja. kas te olete lõpetanud? näeme järgmine kord. kas sa tahad, et ma sellega midagi teeksin? või tahad lihtsalt avalduse esitada, jah? hästi, kas oled siis valmis mulle kirjaliku avalduse kirjutama? muidugi. olgu, kas tundsid valu, kui see juhtus? jah, sain aru. hoia seda ukse juures väljas. ja siis suur grupp inimesi lahkus koos temaga ja nad läksid sinnapoole. Ma jooksin talle järele, aga ta põgenes. See ei ole enam enesekaitse. Me oleme sõidukis. Ma ei näinud mingit sõidukit. Läks otse alleesse. Grupp inimesi oli just mööda alleed kõndinud. juhtumiaruanne kinnitab, et kahtlusaluse nimi on Angela Lynn Clark. Aga kuna nii palju inimesi nautis oma aastavahetust lärmakas ja rahvarohkes baaris, oli teda raske leida. Kuni üks politseinikest läks läbi ukse, mis viis baari taga asuvasse hoovi. 1, 2. kas teie olete Angela? Jaa, keegi ütleb, et ma hammustasin neile sõrme otsast. Kas me ei võiks sinna sisse minna ja midagi süüa saada, näiteks burgerit? tere, Kaver, mis toimub? kuule, ma olen selle Angela Clarkiga tagahoovis. mina ei ole. Politseinikud küsitlesid Angelat juhtunu kohta. Ta väidab, et just teda rünnati. Angela, kas sa saad mulle rääkida, mis täna juhtus? Jah, mingi tüdruk ründas mind. Mingisugune naine, kes oli minust vanem. Ja juhtus nii, et ma hammustasin ning tema sõrm sattus mulle suhu. ja mida see naine kandis? kas sa teadki, kuidas ta välja nägi? Ei, ta oli lihtsalt minust vanem. See on kõik, mida ma tean. Ta oli tõesti minust palju vanem. kas sa tead, mis värvi särki ta kandis? Kas see oli lilla? Ma ei tea. sa ei tea, aga sa sattusid siiski füüsilisse kaklusse? Noh, tema tuli mulle kallale ja mina lihtsalt jõin oma jooki baaris. Tema tuli mulle kallale ja ma ei läinud kellelegi kallale. mida sa mõtled sellega, et ta tuli sulle kallale? Noh, ta nagu ründas mind, ma ei taha. pane käsi külge lihtsalt, räägi mulle, sa võid seda kirjeldada. ma ei taha, et sa mind puudutaksid või midagi sellist. Vabandust. Jah, ta lihtsalt tuli minu poole, pani käed mulle külge ja ronis minu peale põrandal ja nii edasi. Nii et ma lihtsalt, vehtisin kätega ja nii edasi. kas sa saad oma jope sealt ära võtta? kas sa saad seda tagasi tõmmata? ma tahan lihtsalt kiiresti su särki vaadata. Jah. Ma ei tahtnud mingit draamat ega midagi sellist. Okei, ma ei tea, miks ta mind ründas. Ma lihtsalt tellisin baaris jooki. kas sa tead, kes ta on? Mul pole aimugi. Kas enne seda juhtumit oli baari ees mingi tüli teise naisega? Umbes 30 sekundit enne seda. Ei. Angela vandus, et ta ei hammustanud sellel naisel väikest sõrmeotsast ära. Aga siis leiavad politseinikud tõendid, mida nad on otsinud. Olgu, sest ilmselgelt kuuleme siin kahte täiesti erinevat lugu. Tõde on tavaliselt kuskil vahepeal, eks? Jaa. Aga ma olen rääkinud ka selle teise poolega, nende inimestega, kes on selle naisega, tead küll, sellega, kellel on pool väikest sõrme puudu. Ma pean mõtlema, et sulle meeldib ma leidsin... Või me leidsime selle baaris põrandalt?
nii et me praegu vaatame turvakaamera salvestis üle. Kas salvestis näitab, kuidas sa teda ründad ja ta sõrme ära hammustad? ma mõtlen ilmselt küll, aga kas temal tuli kõigepealt minu kallale? nii et see lugu, mida me kuuleme, ma räägin selle sulle ette ja ütle mulle, kuidas see kõlab, eks? nii et mulle räägiti, et väljas suitsetas üks naine. Teine naine kui see, kellega sa kaklesid, eks? Jutt on selline, et ta oli väljas ja suitsetas sigareti ning sina lükkasid teda ja siis läksid baari sisse. Pärast seda, kui see juhtus, siis naine, keda sa väidetavalt lükkasid, tema, kui ma õigesti mäletan, astus sulle selle pärast vastu. Kas me saame sisse astuda, mees? Jah, jääme sisse. Proovime hiljem uuesti. Lükka. Tead, te sattusite tõuklemisse, mis muutus füüsilisemaks. Ja lõpuks juhtus see, tead küll. Okei, ausalt öeldes, ohvitserid, kõik, mida ma mäletan, on see, et ma olin maas ja lihtsalt üritasin sellest välja võidelda, eks. Ma ei mäleta, et oleksin kedagi rünnanud või midagi sellist teinud. Ma lihtsalt mäletan, et olin maas ja üritasin kuidagi sellest olukorrast välja võidelda. Ma ei mäleta. Okei. Kas olid ühe punase dressipluusiga naise peal? Kas see oli see naine, kellega sa põrandal kaklesid? Ma ei mäleta seda, härra, ja ma vabandan. Ma lihtsalt mäletan, et olin selili maas ja üritasin kuidagi sellest olukorrast välja võidelda. See on kõik, mida ma mäletan. Mida ta sinuga tegi? See oli kaklus. Tule siia! Lihtsalt ei. Jää sinna. Räägi lihtsalt meiega, eks. Mida ta sinuga tegi? See oli füüsiline. Ma ei tundnud kedagi, ei teadnud, mis toimub. Ma mäletan ainult, et olin selili ja üritasin sellest välja rabeleda. See on kõik, mida ma mäletan. Kuidas sa selili sattusid? Ma mäletan ainult, et rääkisin temaga näost näkku ja siis kuidagi viidi mind maha. Ja siis, kui mind maha viidi, mäletan, et hakkasin vastu võitlema. Noh, mida ta sinuga tegi? See oli füüsiline rünnak. Ta lõi mind. Okei, ta lõi sind rusikatega. Jaa. Okei, kas ta tegi sulle veel midagi? Ta lõi mind ja lõi mind maha. Ja kui ma kukkusin, mäletan, et lõin oma pea vastu maad. Ja kui ma maad puudutasin, siis happasin vastu lööma. Kas sul on kehal mingid jälgi, sinikaid? Ma tean, et mul on siin verd. Ja noh, see teine naine, ilmselgelt peale väikese sõrmevigastuse, tal on näos ja mujal kehapiirkondades päris palju sinikaid ja jälgi. Ja tead, kas sa mäletad, kui ma enne ütlesin, et tõde on kuskil keskel? Ja. Nii et meil on palju tööriistu, mida me kasutame selle kesktee leidmiseks, eks? Ja. Üks neist tööriistadest on, tead küll, inimeste vigastusi vaadates, eks? Enamasti on peamine agressor, eks? See, kes on tavaliselt kakluses süüdi, saab vähem vigastusi kui ohver, ütleme näiteks, eks? Õige, nii et minu arvates, ja ma ei ole kindlasti arst, aga ma näen oma töös palju vigastusi. Mina ei näe. Kas me võime siia minna? Jah. Kindlasti. Ma ei näe sulle eriti mingit vigastusi ja ilmselgelt on see teine naine praegu haiglaseks. Siin naised on haiglas? Jah, ta on. Ja, Forrest. Ta on. Politseiosakonna juhtumi aruande kohaselt, tsiteerin, Angela hammustas parema käe väikese sõrme küüne ja kõige kaugema liigese vahel. See põhjustas väikese sõrmeotsa eraldumise tema kehast ning see kukkus baari põrandale. Ma lihtsalt lõin paar korda vastu, härra. Ma ei rünnanud teda esimesena ega midagi sellist. Ma olin esimesena maas. Peamine mure on väikese sõrme pärast, eks? Okay. Nii et tema väike sõrm hammustati täielikult ära. Ära hammustatud. Mis sa arvasid? Kas seal oli verd ja muud sellist? Peale selle siin, mida sa arvasid? Olgu. Kas seal on veel keegi sees? Sest ma alustan homme oma uut tööd Washburni maakonna heaks ja Olgu. Ma ei teinud seda. Ma ei läinud meelega tüli norima ega midagi sellist. Ma mäletan, et olin maas, pea vastu maad ja mu pea on valus. Kas sa mäletad, kui tema väike sõrm oli sinu suus? Ei, ma ei mäleta. Sa ei mäleta seda üldse? Ei, ma ei mäleta, härra. Ma ei mäleta seda. Kui inimesed ütlevad mulle seda kogu aeg, siis ma ütlen, ma ei hammustanud selle naise väikest sõrme ära. Vaadake mu hambaid. Vaadake. Kas te näevad verised välja või midagi? Ei näe. Ma ei tea, kui kaua veri niimoodi kellegi suus püsiks. Kindel, ma ei hammustanud kellegi väikest sõrme ära. Ma lihtsalt mäletan, et olin maas ja üritasin lihtsalt võidelda. Kuidas see naine välja nägi, kellega sa võitlesid? Ma lihtsalt mäletan, et tal olid tumedad juuksed ja ta lihtsalt ülbitses minuga. Kas sa üldse mäletad, mida ta kandis? Ma arvasin, et tal oli üleval pool midagi lillat seljas. Nagu dressipluus või midagi sellist? Jaa.
kas sa mäletad umbes, kui vana ta oli või midagi sellist? ta oli vanem, ta oli ilmselt oma 40-ndates või vanem. Tumedad juuksed. 40-ndates, 50-ndates, jah, 100%. Ja sa ei suutnud täpselt meenutada, mis tal täpselt seljas oli. Jah, okei. Nii et kui sul on veel mingeid väikseid detaile, mida sa mäletad, siis kõik selline info aitab meid, eks. Ma tahan muidugi ainult neid ütlusi, mis on tõesed. Aga siiski, õige. Kõik, mida ma mäletan, on see, et ma olin baari kõrval ja siis olin ma selili. Okei. Ja siis keegi oli mu peal. Kas ma võin su käsi korraks näha? Jaa. See oli umbes 2019. aastal. Kas see on veri? Ma ei tea. See näeb välja nagu veri, jah. Kas need on värsked jäljed? Need 2 seal. Kas ma võin neist pilte teha? Kui sa tahad. Aga nagu härra. Kõik, mida ma mäletan, on see, et olin baaris ja proovisin jooki tellida. Ja siis jah. Kas saate käed üles tõsta? Kas soovite selle taskusse panna, palun? Jah, keegi oli nagu minu peal. Vaatamata järjepidevatele eitamistele ütlevad politseinikud, et Angela lugu on ainus, mis ei ühti tunnistajate ütlustega. Nii et tema uusaastapidustus lõpeb nüüd sõiduga vanglasse. Ausalt, ma ei rünnanud teda. Ma teen sellest purgist foto. Ja siis jah. Ja põhjus, miks ma annan sulle nii palju võimalusi jagada nii palju infot, kui saad, on see, et ma olen tõenäoliselt rääkinud täna õhtul selle juhtumi kohta umbes 8 inimesega. Ja neist ütleme, ma ei tea, kas see on täpselt 8, aga ütleme lihtsuse mõttes 8, eks? Okei. 7 inimest on mulle rääkinud peaaegu identset lugu ja siis 1 inimene on mulle rääkinud täiesti teistsuguse loo. Okei, jah. Tead, sina oled see 1 inimene, eks? Nii et jah. Jah, ma saan väga palju sarnaseid lugusid teistelt inimestelt, kes olid baaris ja nägid seda pealt või olid mingil moel sellega seotud. Aga siis, tead, ma räägin sinuga. Ja see on täiesti vastupidine olukord, eks? Ja ma saan aru, et kõigil on oma vaatenurk. Aga tead, vaatenurgad mängivad rohkem rolli siis, kui tegemist on 1 inimese ja teise inimese vahelise probleemiga. Aga siin on see nagu 6 või 7 inimese ja siis 1 inimese küsimus. Nad ütlevad siis, et ma ründasin teda. Jah, seda ma kuulen. Angela, kas sa saad oma käekotti võtta? Kas see käekott on seal sinu jope all? Kas see tuleb ära? Kas sa tahad selle minu jaoks lahti teha, palun? Jah. Pane see kinni. Ma ei taha, et sa midagi sealt ära kaotaksid. Ei, kõik on korras. Jah, lihtsalt pane see kiiresti kinni. Lihtsalt selleks, et ma midagi ära ei kaotaks. Kas te tõesti arvate, et ma pean une valima? Kas ma võin su isikut näha? Kui sa lihtsalt võtad selle lahti. Aitäh! Ma hindan seda. Nii et Angela, sind arreteeritakse täna raske kehavigastuse tekitamise, avaliku korra rikkumise ja kehalise väärkohtlemise eest ning võib-olla lisandub veel 1 süüdistus sandistamises. Okei, jah, las ma lihtsalt... Ma ei tea, millega see seotud on. Aga ma ei taha. Okei, siin. Tahad oma käe siia tagasi tuua? Siia? Jah, just. Nii. Ma lihtsalt keeran su varruka üleseks, okei? Jah, just nii. Kuulge, ma ei teinud midagi. Vaadake mind. Ma vannun Jumala nimel. Kas te saaksite lihtsalt korraks sinna seisma jääda minu jaoks? Ma pean homme tööl olema. Palun ära tee mulle seda. Mul on 3-aastane tütar. Sa saad siin mõne telefonikõne teha, eks? Aga kahjuks on täna öösel nii. Kas sa ei näe mind? See oli enesekaitse. Ära ütle politseile. See oli enesekaitse. No, tea... Kui see on nii, saab selle kõik kohtus ära lahendada. Lähme lihtsalt. Saadame ta patrullautoni. Lähme lihtsalt saadame ta patrullautoni. Kiiresti, me just otsisime auto läbi. Nendega on kõik korras. Nii et sa ütled, et sul pole midagi, millega mulle haiget teha. Ma ei teinud midagi, kuulge. Me vaatame selle üle, kui sa tahad lihtsalt seda otsida. Jah. Kas sul on taskutes midagi või midagi sellist? Tal on siin e-sigaret. Ta on lihtsalt okei, jah. Okei, rahu. Jah. Sain aru. Muud jumal. Kas te saate neid lüüa? Jah. Võid ühe maffi teha. Lihtsalt ära hinga mulle näkku, palun. Nii. Kas sul on taskus veel midagi? Ma panen selle e-sigareti su käekotti, eks? Hästi, kontrolli tagakülge ja palun allkirjasta. Röntgen, kontrollige tagakülge, palun, härra. Taskud, jah. 1 hetk. Ei.
praegu mitte, ta peab tegema telefonikõne, eks. kas temaga on kõik korras? Vend, kas sul on autos midagi, mida nad peavad kaasa võtma? Midagi juhtunud? Ei. Vabandan, hästi. Näeme varsti. Palun istuge korraks maha, eks. Olgu. Juhtumi aruande kohaselt juhtus palju pärast seda, kui Angela järel patrullauto uks sulgus. Aruandes on kirjas, et teel Baroni maakonna vanglasse vahetult enne kohale jõudmist võttis Angela endal turvavöö lahti ja lõi siis tahtlikult 2 korda pead vastu akent, mis eraldas patrullauto tagaistme ja esiistme. Ma käskisin tal lõpetada ja ta ei löönud enam patrullauto sisemust. Saabusin Baroni maakonna vanglasse just siis, kui vanglatöötajad teda autost välja võtsid. Ma märkasin, et tal oli otsaesisest verd jooksmas ja mitu punast striipu jooksid mööda ta nägu alla. Ma märkasin ka, et tema teksapükstel oli oluliselt rohkem verd kui enne, kui ta patrullautosse pandi. Enne tema vanglasse toimetamist ei märganud ma, et Angela oleks peast veritsenud. Dokumendis on kirjas, et kui politseinikud viisid Angela Mayo kliinikusse, muutus ta väidetavalt väga ohjeldamatuks. Väidetavalt lõi ta üht politseiniku rusikaga näkku, mistõttu tuli ta haiglavoodi külge aheldada. Lõpuks sai ta haiglas loa lahkuda ja siis viidi ta Baroni maakonna vanglasse. Ta ei tunnistanud end süüdi süüdistustes, mis puudutavad kallaletungi, raske kehavigastuse tekitamist ning kallaletungi või ähvardust kohtuniku, prokuröri või korrakaitse suhtes. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Angela Clarki juhtum on endiselt avatud. Tema järgmine kohtuistung toimub 8. juulil 2026. Aitäh, et kuulasite saadet Kuriteo sees. Mina olen Elisabeth Nollner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.